tere! Mina olen Pask, Tuulis Pask. Paljud meie inimesed, kes on harjunud kodumasinatega, ei taha mäletada seda aega, mis tegelikult polegi ju nii kaugel, kui veel meie armsad kodumasinad olid kodustamata. Kui enamus kodumasinaid jooksis metsas ringi. Meie kõikidele tuntud koduuurija ja harrastusajaloolane härra Juri Severin-Snaige on aga välja arvutanud, et esimene kodumasin Eestis kodustati 17. sajandil. Ja selleks oli meie kõigi poolt armastatud ja austatud triikraud. Algul, kui triikraud kodustati, siis toideti teda sütega. Hiljem leiti talle uus toit, elekter. Kõige viimaseks taltsutatud masinaks on aga köögikombain. Selle väleda ja natukene allumatu masina kodustamisega nähti väga palju vaeva ja tema kodustamisel ühe hulgilao taguses metsas sattusid kodustajad eesotsas härra Koduantilaga ühe sellise metsatuka peale, kus veel leidub üsna palju metsikuid kodumasinaid. Siiski on masinate kodustamine viinud selleni, et meie metsad on jäänud kodustamata masinates küllalt tühjaks. Ja las jäävad siis need viimased kodustamata masinad metsa. Lõuna-Eesti kartulipahvliküpsetaja, Kesk-Eesti savinõudepesija, Tallinna kilulõikur ja meie selja taga asuv, meile kõigile armas ja ustav Maa-Eesti tõugu Samakonni aparaat. Ja siin te näete tema topist, mis on ainukene Eestis. Kes sa oled? Jeesus Kristus superstar! Kindlasti on teiega juhtunud nii, et te pole hommikul leidnud üles oma hambaharja. Samas on väga raske näpuga hambaid pesta ja kahjuks ei mahu meie käed pudelisse. Tuleb ju tuttav ette. Kuid mida teha? Pakume teile täiesti uue toote, Superbrusher. Kasutades Superbrusherit ei pea te kunagi muretsema isikliku hügieeni ja oma kodu puhtuse eest, sest Superbrusher on kõige polufunktsionaalsem ja käepärasem hari.
Kui hammaste puhastamisel töötab superbrusheri kitsam osa, siis WC-poti puhastamisel kasutage superbrusheri keskmist, eriliselt koonuselist osa. Kraanikausid ja kingad omandavad ainult siis säravpuhta ilme, kui neid on puudutanud superbrusheri ideaalsed harjased. Kingade puhastamisel töötab superbrusheri kõige jämedam osa. Me teame, kui raske on puhastada mööblit hambaharjaga. Ostes endale superbrusheri, saavad teie mööblipinnad justkui iseenesest puhtaks ja säravaks. Kas pole tuttav? Hambaharjaga on raske pudelit pesta. Ka selle mure murrab superbrusher ning pudeli pesemisest saab sinu rõõm. Sa ei pea enam ostma endale teisi harju peale superbrusheri, sest vaata, kui ilusaks ning puhtaks saad sa ise ja kui nägusaks saab sinu ümbrus. Superbrusher on tõenäoliselt viimane hari, mille sa kunagi ostma pead. Nõua superbrusherit juba täna. Härra kultuurimaja direktor, kelle käes praegu võim on? Peaministri käes. Tooge see kohe Laari käest tagasi. Meil on homme kultuurimajas disko. Aga võimu ei ole. Kama, Kannik, Niklus, Aimlak, Kelam, Järlik, Raidal, Petlem, Rummo, Teiter, Laar, Kõrda, Käbin, Savi, Saar. Elupildis sees on õigus igas reas ja igas lõigus. Poiss, näita päevikut. veebruar, puudus põhjuseta. 18. veebruar, hilines. 19. veebruar, segab Riigikogu tööd. Kritseldas lauale, Ülo on loll. 20. veebruar, kakles vahetunnis. 21. veebruar, ilmus istungile ebakaines olekus. Palun vanematel Riigikokku tulla. Täna, kallid televaatajad, on meil külas haruldane inimene, keelemees. Tere tulemast stuudiosse, härra Jaša Zõkov. Tervist. Ja. Asi on nimelt selles, et juba varajases nooruses ilmnes härra Zõkovil haruldane andetus keelte õppimise suhtes. Alguses ei õppinud ära inglise keelt. Hiljem ei saanud ta jagu prantsuse, saksa ja portugali keelest. Härra Zõkov pole midagi kuulnud hispaania, rootsi, norra, taani, flaami ja katalaani keelest. Ta ei tea midagi Ukraina, Poola, Valgevene, Ungari ja läti keelest. Ta ei saada välisturiste, ta ei tõlgi artikleid ega raamatuid. Ühtekokku ei tea härra Zõkov 116 keelt, kuid nagu ta ise väidab, ei ole see veel mingi piir. Maailmas on veel palju keeli, mida härra Zõkov ei tahagi teada. Ja.
Pole midagi parata. Monoklott on monoklott. Tavaliselt, kui valmib mõni uus CD või siis helikassett, nimetatakse seda helikonserviks. Aga kas see on ikka kõige õigem väljend? Tuleme nüüd otsima meie ugri pärast tõde ja õigust ja oleme jälle siin meie vanade sõprade heliimitaatorite Lauri ja Kaido juures ja nemad teevad tõelisi helikonserve. Lihakombinaadist saabuvad siia toorikud ja me teeme siis nad paremaks. Nagu püüame teha nii, et see kaup rahvale paremini peale läheks. Et igaüks saaks ka kinnisilmi aru, mis elaja liha tõgib. Mismoodi te neid töötlete? No konserv asetatakse sellisele spetsiaalsele helilõike pingile, alusele ja siis see helilõike pingil siis olev see nõel nagu lõikab selle heli sinna sisse nagu nendele konservidele, vaat siia samma peale. Siin on sellised jooned ka nagu olemas. Täpselt siia vahele, see on niimoodi välja arvestatud. Ja meie häälitseme siia siis selle looma... Ei, me häälitseme mikrofoni. Ja mikrofoni muidugi, aga selle looma, kes siis nagu on kaanepildil, selle looma hääle. See on sealiha, see on siga siin momendil. Sinna me rõhime. Ja siis, vaat kui me nüüd selle avajaga hakkame seda nüüd avama, seda karpi. Kui see protsess on nüüd valmis, võtame selle avaja, paneme siia peale, siis see avaja nüüd toimib nagu sama grammofoni nõel. No ma vaatasin, et teil on siin sealiha, veiseliha, kanaliha konservid, aga mis saab siis juurvilja ja kalakonservidest? No eks me oma ala meestena oska ka siinkohal aidata. No see ei ole mingi eriline probleem. Me oleme niivõrd profid mehed, et see... Siis see räime häält siin teha on. Porgandi häält. See on täiesti kõrvitsa ja kartuli ja... Kõigil meil on olnud probleeme lotopileti kraapimisega. Küüntega ja sendiga on seda pealiskihti suisa võimatu pealt maha saada. Nüüd on olemas vahendid selle tegevuse hõlgustamiseks. Kui te ostate ühe pileti, on sellega kaasas pisike kraapija, millega on mugav eemaldada pealiskiht. Ostes aga rohkem kui ühe pileti korraga, on teil võimalus kasutada uut toodet lotokaapija. Lotokaapija, see on ainus tee võidule. Kerge käsitleda, mugav ja mis peaasi, kerge ning purunemiskindel. Vaata, kuidas võidud üksteise järel sinu silmadele avanevad. Osta endale kindlasti lotokaapija. See on talisman ja sõber pimedatel talveõhtutel. Lotokaapijat on kerge käsitleda. Ta on tugev, ei vaja teritamist, sest lotokaapija tera on toodetud erilisest materjalist. Lotokaapija rattad on eriliselt ümmargused ja varustatud ABS-piduritega. Ostes lotokaapija ei pea sa enam muretsema, kuidas saada rikkaks ja ilusaks. Sobib ka kingituseks sinu sõpradele. Videos TV Boutique võid helistada ööringselt. Ütle, mida välja ei mõtle kah inimesed kõik, jaa? Nüüd on ta siis lõpuks olemas. Täiesti universaalne sang. Superhand. Sa ei kujuta ettegi, kui lihtsaks, mugavaks ja helgeks teeb Superhand sinu elu. Tuleb tuttav ette. Näiteks heliplaati on kätega peaaegu võimatu laualt tõsta. Pealegi jäävad sinna näpujäljed. Kohviaparaati kasutad sa ju iga päev ja tead isegi, kui ebamugav on seda avada. Ka nõud pudenevad tihti näppude vahelt. Nüüd aga näed imet, kuivõrd lihtsalt ja geniaalselt saab selle kõigega hakkama sinu väike aga tubli abimees Superhand. Koos universaalse sangaga tunned rõõmu igast tööst ja toimetusest. Superhandi eriliselt imevad iminapad on kaunilt disainitud, käepideme külge kinnitatud eriliste amortisaatorite abil. See aitab sul jooki täpselt klaasi valada ka siis, kui käsi veidi väriseb. Kuid oi, mis nüüd juhtus? Ära muretse, sa üritasid tõsta liiga rasket eset. Ära muretse, Superhandil on peal erilised koormuspiirajad ja iminapad eralduvad käepidemest.
loomulikult on neid imelihtne käepideme külge tagasi paigaldada. Oi, telefon heliseb. Kuhu nüüd? Kuhu nüüd? Sa unustasid ju superhändi. Näed, mis juhtus. Aga loomulikult oled sa edaspidi targem. Veel üks vihje. Ka raamatuid on universaalse sangaga väga mugav lehitseda. Superhändi on heaks kiitnud ka Tervishoiuministeerium. Käsi määrimata, ilma pisikuteta on vajalikud toimingud sooritatud. Oi, mis nüüd? Vanaisa on tukkuma jäänud ja prillid ees. Ei taha teda ju äratada. Loomulikult aitab sind superhänd. Nüüd siis tead, et elu on normaalne ainult koos superhändiga. Telli superhänd Videostiivi botiigist. Helista ööringselt. Meilt on tihti küsitud, et kus on Kurva kodu? Ja ikka oleme jäänud vastuse võlgu. Nüüd siis lõpuks on saanud valmis esimene Eesti Kurva kodu. Asub ta siin Kurva bussipeatuses ja see oli ka viimane aeg, et selline asutis saaks tekkida. Sest see pilamine, see naer, see lõbusus, mis rahva seas valitses, see hakkas juba kõiki vähekene ärritama. Muidugi ei valminud Kurva kodu ilma raskusteta. Nagu igal asjal on ka selle asjaga omad probleemid, kord ei olnud raha, kord ei olnud mõistust. Aga viimaks ometi saadi asjad nii kaugele, et nüüd on see maja valmis. Ja küsimegi nüüd Kurva kodu direktorilt ja peaarstilt härra Kaarel Karmalt, miks on sellist kodu tarvis? Jah, vaadake, äsja olid valimised, millest meist paljud rõõmsalt osa ei võtnud. Kõik see demonstreerib, et meil puudub tugev, stabiilne riik, mille aluseks oleksid mure, häda, vaev ja viletsus. Ja me ei saa ka aru, et vaid kirjusest võib kuningas saada. Ja ka meie noorus, see on õudselt hukas. Kas keegi veel mäletab filmi Kirgastumine? Kas keegi veel loeb raamatut, kuidas karastus teras? Siin Kurva kodus on füüsilise valuaistingu tekitamiseks muretüdrukud ja kurvamehed. Samuti on siin võimalik oma head meelt ravida, eriti julmade maru rahvuslaste ja psühhomotoriseeritud O-komando liikmete vaimse terrori abil, kuid ka oleme mõelnud kergemate nagu heatujulisusvormide ravi suhtes. Näiteks on võimalik kuulata valimiskünnist mitte ületanud valimisliitude programme, on võimalik kohtuda nende juhtidega, näiteks Miina Hindiga on võimalik kohtuda ja nii edasi. Aitäh, härra Karma, ja ma omalt poolt tahaksin lisada, et mulle härra Karma ennist, kui me siin sees vestlesime, ütles, et neil on kokkulepe sellise firmaga nagu Estfine, kes organiseerib murereise lõbusatele inimestele, et kaoks see rõõm ja lust meie hingest, sest liigne rõõm ja lust ei tule kunagi kasuks. Aga kõik, kes soovivad nende murereisidega ühineda, siis helistage telefonil 423 800 ja andke endast teada. No nii, ja leidsingi jälle mikrofoni nagu klaveri hunnikust ja oleme tulnud jälle siia metsa rääkima tiba metsajuttu metsamehega ja nagu ma kuulsin, on metsamehed saanud hakkama suurepärase saavutusega. Nimelt on aretatud välja täiesti uus puusort. Ristati tükk riiet ja suvaline puu ja saadi riidepuu. Kuidas see puu siis toimib? Lähme palun sinna poole. No jah, läheme lähemale. Siit on näha. Nagu näete, on selle puu viljadeks riided. Riidepuu ladinakeelseks nimeks on Novus truncus tressicus. Riidepuu kannab vilja aastaringselt ja tema eluaeg kasvab umbes 10 meetri kõrguseks. Kuigi jah, meie
aasta-paari vaatluste põhjal oleme ka kohanud kõrgemaid, kui seda on 10 meetrit. Televaatajaid kindlasti huvitab, kui kiiresti selline riidepuu nüüd oma viljad ehk riided valmistab või kui kiiresti nad valmivad? Jaa, riided hakkavad arenema juba varakult. Nad tekivad sellisest puitjast, pirnikujulisest viljast. Sellest kasvab välja metallist konks ja selle külge areneb selline kaarjas puit ja selle külge siis kasvavad riided. Ja aga kui kiiresti näiteks mina saaksin oma naisele palitu või kleidi siit riidepuu pealt kätte? No, kuna on talv, siis peaks alustama villasemast riidest. No näiteks villane mantel, tema kasvab välja umbes kuu jooksul. Aga näiteks see alumine sitsikleit, tema juba saab kätte nädalaga. Nii et kasvatage. Kas on ka see teie leiutis nii-öelda patenteeritud või äkki on teil mingeid konkurente, kes samasuguseid puid kasvatavad? Jaa, tähendab, oleme kohanud ka alvakvaliteedilist riidepuud ja see kasvab enamasti meil siin Kadakaturu lähistel. Ja selle päritolun meie andmetel on Hong Kong ja selle peaks maha võtma. Nojah, see kas maha võtta või püsti jätta või mis sellega teha, see on ise küsimus, aga igatahes see metsameeste nii-öelda sordiaretus väärib tähelepanu, sest see võimaldab ju meil riideid toota ilma tootmiseta. Kes meist ei oleks kokku puutunud probleemiga, et nähes letil kaupa, ei tea me valida, mida parasjagu osta. Ei ole ju võimalust Tallinna poodides toitu proovida. Küll on see võimalus olemas turul, aga sedagi viimasel ajal väga vähe. Nüüd on poemüüjad ja asjatundjad leiutanud uue mooduse ja teinud poodidesse toidu proovimise kabiinid. Mul tekib kohe selline küsimus, et kas nüüd inimesed ei kasuta seda toidu proovimiskabiini isikliku kõhutäie huvides? No loomulikult nad kasutavad seda ja loomulikult oleme me ka selle nagu asja ära hoidmiseks ja vältimiseks mõelnud. Siin on näiteks meie kapitalistlik kaubaküllus on ju meeletu. Ja nüüd see on arvestatud niimoodi see kabiin, et kui inimene nüüd igast nagu toidusortimendist sööb rohkem kui 50 grammi, siis see ju teeb korraliku kõhutäie oma mitu kilo ja siis hakkab ju põrandale monteeritud andur hakkab kohe nagu sellele reageerima, selle kaalu järsule suurenemisele ja inimene jääbki vahele. Ja... Mis te teete selle inimesega? Mis me ta reoga ikka teeme? Kõigepealt teeme talle klistiiri ja siis anname 5 tabletti hiniini, las sigistab ja mõtleb asja üle järele. Tõepoolest geniaalne. Nagu näha, on jällegi suutnud lihtsad müüjad muuta ostja elu mitmekesisemaks ja kuidas sa ikka probleemi lahendad, kui mitte probleemiga. Kõik me teame, kui aega ja vaeva nõudev on ka kõige lihtsama toidu valmistamine. Paljud arvavad, et tõhusaks abimeheks on see mikrouun, kuid teatavasti ei ole see tervisele kõige kasulikum. Unusta mikrouun. Meie pakume sulle tõeliselt toitva ja tervisliku lahenduse. Makrouun. See on uue ajastu märk. Unusta noad, lusikad, kahvlid. Nüüd võid sa kõik toitained toorelt sisse süüa. Kui oled kõhu piisavalt täitnud, pole sul muud muret, kui siseneda makrouuni. Makrouun. See on mugavus ja kiirus. Makrouunis on eriliselt tervislikud kiired. Makrouuni erilistest ventilatsiooniavadest väljuvad üleliigne soojus ja kahjulikud ained. Õhk makrouunis on konditsioneeritud ja eriliselt puhas. Makrouuni on lihtne avada. Tema eriliselt ümmargused ukseaugud võimaldavad lihtsa käsitluse. Kui sa tahad süüa salatit, mis koosneb riisist, makaronidest ja lihast, siis tuleb sul need komponendid toorelt ära süüa ja sobiv salat valmib sinu kõhus silmapilkselt. Usalda makrouuni. Kui sa soovid pannkooke, tuleb sul ära süüa natuke jahu,
ning piima peale juua. Muna võid ära süüa koos koortega. Ülejäänud jäta makrouuni hooleks. Sama kehtib ka juurvilja kohta. Sisesta endasse sibul, kartul ja porgand ning meeldiv juurviljaroog saab tänu makrouunile reaalsuseks. Kui kõht on täis, sisene makrouuni, kuid stopp. Igaks juhuks pane ette päikeseprillid, sest muidu võivad tekkida sulle härjasilmad. Vaata, kuidas makrouun tekitab sinus rahulolu ja head tervislikku seisundit. Makrouun ja suur mure on murtud. Tuhanded, kümned tuhanded inimesed tõttavad hommikuti kusagile. Nad on närvilised, trügivad trammides, bussides, trollides, vaatavad aeg-ajalt kella, pomisevad omaette. Ilmselt ootab neid ees midagi väga tähtsat. Ilmselt peavad nad kuhugi täpseks kellaajaks jõudma. Mis see siis on? Kuhu need inimesed ikkagi tõttavad? Millise maski nad pähe tõmbavad? Videos Steve'i toimetusel õnnestus jälgida ühe sellise hommikuse ruttaja teekonda. Ütleme ausalt, et selle mehe nimi on Oskar. Kell on 8:30. Oskar seisab trolli peatuses, nagu me näeme, Oskar kiirustab. Käib närviliselt edasi-tagasi, tundub nagu jääks ta kusagile hiljaks. Kell on 8:35. Oskar on juba väga närviline. Lõpuks tuleb troll. Oskar surub portfelli sanga tugevalt kätte. Toetab jalad tugevasti vastu maad ja üritab trolli peale pääseda. Nagu näha, lõpuks see tal ka õnnestub. Kell on 8:50. Troll peatub zoo peatuses. Oskar väljub. Tõttab üle tee loomaaia suunas. Kell on 8:55. Oskar kiirustab puuride vahel, loomaaia territooriumil. Ühe puuri juures seisab talitaja, puuri uks on avatud. Talitaja vaatab kella, vangutab pead. Oskar üritab midagi vabanduseks pobiseda. Talitaja ajab ta puuri. Tuhanded, kümned tuhanded inimesed tõttavad kõhtuti. Nad on pahurad, veidi väsinud, trügivad trammides, bussides, trollides. Ilmselt kiirustavad nad nüüd koju. Kuid kust nad ikkagi tulevad? Kus nad terve päeva olid? Jälgime taas meie tuttavat Oskarit. Kell on 17:00. Oskar võtab rõõmsalt peast seamaski, paneb portfelli. Talitaja avab puuri ukse ja laseb Oskari välja. Nüüd me teame, kust need tuhanded, kümned tuhanded inimesed tulevad, kuhu nad lähevad. Oskar on üks nende seast ja miks mitte ka sina, kallis televaataja. Ka sina võid nende seas olla. Incomprehensible power